Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Täna olen tulnud Paljassaare poolsaarele ning avastama Paljassaare raudteed või õigemini, mis sellest järgi on jäänud. Aga selle piirkonna ajaloost natuke rääkides, siis esialgu ei olnud siin üldse poolsaart, vaid hoopis oli kaks saart, Suur Paljassaare ja Väike Paljassaare. Poolsaar moodustus siis sel ajal, kui Nikolai II, Venemaa viimane tsaar, hakkas rajama Peeter Suure sõjasadamat siia Koplisse. Sealt välja tulnud täitematerjal toodigi siis saarte ja tükipealse poolsaare vahele. Paralleelselt sõjasadama ehitusega rajati ka siia Katariina kai. Eesmärk oli loomulikult siis põhjatuulte ja tormilainete eest kaitsta sõjasadamat. Kui nüüd rääkida raudteest, siis selle eesmärk oli ühendada idakaldal olev sadamakai ja loodetippu jääva rannakaitsepatarei. Rannakaitsepatarei rajamiseks oli vaja vedada raskeid haubitseri ja kahureid ning betoonmaterjali ning raudtee sobis selleks ideaalselt. Kui rannakaitsepatarei ja raudtee ehitati 1915-1916, siis arvata võib, et materjalide ja kauba mahalaadimine ei toimunud Katariina kail, kuna sinna see laeva sildumine ja raudtee ehitati alles hiljem, siis arvata võib, et see toimus hoopis teisel kail, mis siis on natukene lõuna pool ja selle jäänukit on näha ka siin mere sees natukene. Ainuke koht, kus veel vana raudteerööpaid näha on siin Katariina kai peal, kus need rööpad on siis siin betooni sees. Kui nüüd rööbaste mõttelist joont mööda edasi tulla, siis siin lähedal on kohe üks välijõusaal. Selles mõttes läheb teemaga kokku, et enne kui liiprid lähed tassima, pead ikka jõudu ka tegema. Muidu ei jaksa ju. Aga siit jõusaalist edasi metsa see maastik ei ole selline selgesti ära tuntav, ma mõtlen just raudteetammi osas. Et pigem ma lähen siis juba natukene ringiga sinna alguskohta, kus siis raudteetamm on juba selgemini näha maastiku peal. Esialgu jah, on see reljeefkaart võib-olla natuke segane, et ei ole päris aru saada, kus see raudteetamm nüüd läheb. Siis siia järve juurde jõudes on juba paremini aru saada. Päris looduses on asjad aga teistmoodi, et siin see puude, männipuude viirg, mis läheb, et see raudtee ei lähe siis mööda seda puudeviirgu, vaid selle kõrvalt siit siis juba nii-öelda soostunud järvepinna seest või pealt hakkab ta siis minema. Kui esialgu võib ekslikult arvata, et raudteetamm on see kõrgem koht siin, kus need siis puud on, siis tegelikult on hoopis see siin ja raudtee ilmselge märk on ka betoonliiprid, mis siit paistavad. Esialgu need ei olnud betoonliiprid, vaid puidust, et on asendatud siis betooni variandiga hiljem. Siia tammi peale on kasvanud päris palju põõsaid ja puid ja mõnes kohast on päris raske läbi minna. Peab ütlema, et ega see lihtne rada ei ole mööda seda tammi minna. Aga ega siit ära ka minna ei saa. Ühel pool on vesi ja teisel pool on vesi. Kui just jalga mereks ei taha. No nii, siin on vist raudteetamm natuke nii-öelda katki läinud, aga siin on näha ka ühte puidust raudteeliiprit. Ja siin maastikul seda raudteetammi väga hästi näha ei ole. Aeg-ajalt on tunda neid betoonliipreid jalge all. Aga võib ju tekkida küsimus, et miks siin nii vesine on ja kuidas raudteesi rajati. Loomulikult esialgu siin nii vesine ei olnud. Suure tõenäosusega Tallinna reovee puhastusjaama rajamine on siin veetaset tõstnud
ja kui te küsite, et millal see raudtee siis likvideeriti või millal see viimati opereeriti, siis selles osas jään nagu vastuse võlgu. Aga miks ma pakun, et täitsa võib-olla nõukogude aja lõpuni oli siin see raudtee. Ja kuna veetase siin tõusis ja raudtee enam otstarbekas ei olnud, siis ei olnud siin ka enam mõtet seda raudteed alles hoida. Siin nüüd näha hea näide kruusapadjast. Siin on betoonliiper. Ega seda liipreid ju mulla peale ei pane, on vaja tekitada alla korralik kruusapadi, et see ikka kannaks ja ära ei vajuks. Raudteetamm hakkab see järvepealne osa nüüd läbi saama, ristub nüüd ühe teekesega. Raudteetamm peaks ise edasi minema. Aga siin on nüüd mingid majakesed paistmas. See võiks nüüd olla raudtee platvorm, kus siis see rongilt peale või maha minna. Raudtee ise läheb mõtteliselt siit edasi. Selle teise pisikese järve juures on maastiku mõttes nüüd raske aru saada, kus see raudtee täpselt siin kunagi liikus. Võib reljeefkaardi järgi võib ainult midagi siin aimata. Aga praegu ise liigun siis sinna patarei poole, et mida see raudtee tegelikult siis teenindas. Tõi patareile laskemoona ja muud varustust. Nii, olen jõudnud nüüd rannakaitsepatarei number 12 juurde, mis siis oli osa Peeter Suure merekindlusest. Ehitatud on 1915 ja neid on siis 4 positsiooni siin. Esimene siis paistab, mis on kaunistatud tänapäevaste graffititega. Olen teel tagasi Katariina kai juurde, aga mõned soovitused, kes tahab siis seda raudteetammi ise avastada, kindlasti pange kummikud jalga ja soovituslikult ka lehetul ajal, et puulehed ei segaks, eks seal on paras rägastik, millest läbi tungida. Aga Paljassaare poolsaarest annaks ilmselt ka eraldi teise loo teha, eks siin on ju ilus looduskaitseala, eelkõige lindude kaitseks. Aga see on juba järgmine teema, järgmised jutud, järgmine kord. Minu poolt siit aga kõik ja näeme õues. No nii, hakkan siis mööda neid raudteerööpaid minema ja vaatan, kuhu ma jõuan. Oeh, mis asi see on? Ah õige, see on meeldetuletus. Enne rannakule minekut tuleb ikka pissil ka ära käima.